mõtlesin, et ma ei ole nii ammu joonud. Kuidas mul läheb karnivoorina. Täna siis rohkem kui 13 kuud. Söönud ainult liha ja teine karnivoor on siin kõrval. 3. teritab seal küüsi, kes läksid aasta alguses siis ka karnivooriks ja maiustavad delikatessen hakklihaga, kanahakklihaga. Et kassid on teadupärast ja loomu poolest karnivoorid. Tänapäeva kassikrõbinad sisaldavad ka palju muud jama. Ja kuigi nende loomulik eluiga võiks olla 25, siis see on 10–15, sest et haigused tulevad needsamad, mis inimestelegi. Et siin on hea näide see, et kui loomadele, veistele antakse, erinevatele loomadele antakse teravilju ja teravilja õlisid või seemneõlisid ja nende jääke, jõusööta, siis nad kasvavad kiiresti ja paksuks. Ja enne kui haigus ja selle läbi surm neid võtab, siis enne seda jõuavad nad meie toidulauale. Aga kui teraviljad, seemneõlid seda teevad loomadega, siis mis nad teevad inimestega? Mingi aeg ma kuulsin uudist, et Skittlesi või mingid kommid, midagi läks nässu tootmises, ma ei tea, või läks katki või olidki praagid. Sellest sai väga kallist Wagyu liha, mis see tähendab, et on hästi palju seda marblingut, ehk et kommeanti, suhkrut, jällegi, mis on inimeste menüüs ja millised meie inimesed siis tänapäeval on. Rasvunud, diabeedis, väga laialdaselt levinud on vähk, mis armastab suhkrut, neurodegeneratiivsed häired, mis siis on seotud ajuga, ehk et dementsus, Alzheimer, Parkinson ja nii edasi. Seda kutsutakse ka mitteametlikult 3. tüübi diabeediks, ehk siis põhimõtteliselt suhkur sinu ajus. Ja diabeet 1 ja 2 on siis suhkur sinu veres. Ja lastel tähelepanuhäired ja ka täiskasvanutel ja depressioon ja nii edasi. Aga tahtsin jagada seda, et kuidas siin läheb. Ma ei kujutanud kunagi ette, et ma võiksin olla karnivoor ja süüa ainult liha, aga see oli mu viimane õlekõrs, kui me olime kõike proovinud. Enda arvates kõike proovinud, erinevaid arste, erinevaid dieete, erinevaid lähenemisviise. Ja miski ei näinud aitavat. Ja Raivo leidis siis selle karnivoorluse. Ja ma hakkasin katsetama. Ja ikkagi algusest peale ma isegi ei kujutanud ette, et ma suudan nädal aega seda teha. Veel vähem 30 päeva, kuigi me panime selle eesmärgiks, et 30 päeva proovime ära. Mis ikka hullu saab juhtuda selle ajaga. Aga esimesed päevad juba tõestas, et see asi toimib ja toimib meie kehale ja meie keha oli väga-väga õnnelik selle üle. Selles ei olnud mitte mingit kahtlust. Ere kindlasti selle üle õnnelik ei olnud, kuna seetõttu ma liha ei söönudki, sest et mulle ei meeldinud liha. Ma pidin sellega kuidagi harjuma ja mu suu ja maitsemeeled ja kõik see.
ja ausalt öeldes siiamaani teatud lihad ei maitse väga hästi või ma ei teagi, millest see oleneb. Kord nii, kord naa. Aga kas ma igatsen juurvilju? Ei, nii kummaline kui see ka pole. Kuigi varem ma sõin suuri kausse, erinevaid salateid, aurutatud juurvilju ja nii edasi ja tagasi. Et ja nad maitsesid mulle. Ja aga täna, kui ma olen saanud õiget toitu, parima toiteväärtusega ja parima imenduvusega bioomastavat toitu, siis kui ma mõtlen mõnele juurikale, köögiviljale, puuviljale, siis mul ei ole üldse mitte mingit tungi ega soovi. Ja kurgi peale ma vahepeal mõtlen, aga ma ei tunne sellest otsest puudust ja ma ei sure ära, kui ma seda ei saa. Ja ma ei näe ka selles otsest probleemi, kui ma seda mingi hetk oma menüüsse võtan. Aga hetkel ei näe mitte mingit vajadust, et süüa ainult liha või loomset. See on nii tohutult varieeruv. Iga päev on erinevad söögid. Sellest ei saa ära väsida. Kuidas sa saad ära väsida milleski, mis sind toidab nii hästi ja põhjalikult, millega sa tunned ennast nii hästi, et kui sa söömise lõpetad, siis sa oled tegudele, mitte diivanile lösutama nagu varem. Mis on suuremad muutused? Seesama energia. Nüüd, kui ma hommikul tõusen ülesse, mul on plaks, silmad lahti ja ma võin kohe minna tegutsema. Ja ma tõusen ise, ma ei kasuta kella, äratuskella. Ja ma tõusen tihti päiksega, veidikene sünkroonis päiksega. Kesksuvel on see natukene tüütu, sest päike tõuseb väga vara, aga siis ma õnneks suudan magama jääda tagasi. Aga jah, 5:30, 6:30. Väga harva on juhtunud, väga-väga harva on juhtunud, et olen 8-ni maganud ja siis on nagu üllatus, et kust see uni tuli. Ja varem ma magasin 9-ni ja siis ei saanud ka voodist püsti ega ülesse. Väga-väga-väga keeruline oli kuidagi see tõusmine. Keha ei olnud nagu puhanud, ikka olin väsinud ja tegutsemistahe oli justkui 0, et kõike pidi nagu läbi suruma ja ma tegin minimaalselt, nii vähe kui võimalik või nii palju kui vajalik. Et lihtsalt see energiatase oli et siin, nüüd on siin, varsti on seal. Et seda jagavad ka mitmed pikaajalised karnivoorid, et see energiatase veel tõuseb ja ma täitsa usun sellesse, et ka siin see võib veelgi tõusta, kuigi juba on rohkem kui hea. Need ja uni on läinud hästi sügavaks, kuigi me praktiseerisime juba eelnevalt aastaid une hügieeni. Et siis tegime teatuid tegevusi, et uni tuleks hästi ja kiiresti ja uni oleks sügav ja nii edasi. Aga kui keha on haige, põletikus, tasakaalust väljas, siis kõik need praktikad, mida me proovisime teha, et ennast paremini tunda kuidagigi, jah, nad võib-olla aitasid veidi ja hoidsid meid vee peal, aga juurpõhjus, mis meid haigeks tegi, nad ära ei võtnud. Et jah, kummaline, et meil on ühest august läheb toit sisse ja teisest tuleb välja ja niimoodi, eks ju, mitu korda päevas. Et need molekulid, kõik, mis me sööme, see saab ju meieks. Meieks. Et nii loogiline, et oled see, mida sööd. Ja olgu toit sinu ravim ja ravim sinu toit. Ja keegi ei taha kapsleid süüa ja sellest kõhtu täis saada, mille
imenduvus ja kõik muu on küsimärgi all. Mis veel muutunud on? Ja mälu on palju paremaks läinud, et kuna mul geneetiliselt on eeldus dementsusele, siis ausalt öeldes mul ei ole kunagi mälu hea olnud, aga ajas läks ta ikka oluliselt kehvemaks. Ja nüüd üks päev märkasin seda, kuidas oli üks situatsioon. Ma läksin teise tuppa ja unustasin ära, et mis ma seal teen, ja siis mul meenus, et mul oli varem kogu aeg niimoodi. See oli nii tavaline, et ma läksin kuskile tuppa midagi tooma, midagi võtma ja ma pidin selle tee uuesti tagasi minema ja uuesti minema, et meenutama, mis asi see oli. Ja mul ei ole seda olnud nüüd aasta aega. Et äge, tegelikult neid muutusi on palju, mida ei märkagi. On ju, Sofi? Et see saab nii nii loomulikuks elu osaks. Samamoodi siis, kui meil kõik need sümptomid ja hädad on, siis ka see saab meile loomulikuks ja me harjume elama. Et mõistus ütles siin, et see ei ole loogiline, et ma ei saa diivanil püsti, et ma ei saa keha sirgu, et see kõik on nii valulik. Et mismoodi ma edasi elan või kuidas ma ennast 60-selt või 80-selt tunnen, kui ma olen 40-aastaselt, tunnen ennast 100-aastasena. Kõik see on minevik. Ma ei tea, kuhu see elu oleks niimoodi edasi läinud või kui pikalt. Ütleme nii, et vahetult enne see lõpp ei olnud üldsegi ilus. Oli päris kole ja raske. Ja sellest ei tea minu lähedased mitte midagi, sest ma ei näinud põhjust seda jagada. Ja ma olen tänulik kõige selle eest. Kõik terve see elu on olnud veidikene raske, sellepärast et juba lapsena oli mul palju sümptomeid ja kannatasin valu ja erinevate ebamugavate sümptomite all. 16-aastaselt läks esimest korda selg nii haigeks, et ei olnud võimeline enam kõndima ega selga sirgu ajama. Valuvaigisid tõmbasid veidikene maha, aga käisin mööbli najal ja mõned aastad hiljem siis selgus, et mul on diskiprolaps, diskide enneaegne kulumine. 11 aastat diagnoositi mul luude hõrenemine ehk siis luud juba lapseeas hõrenesid, nii nagu tavapärane on see 70-ndates naistel. Ja sellega, ja just nimelt naistel, minu enda teooria selle koha pealt on see, et klassika on see, et naised söövad vähem liha. Alati meestel on suured lihaportsud, naistel on suured salatiportsud ja see valgu kogus ei ole piisav enamasti. Ja siis ei ole ime, et on osteoporoos ja just naistel 70-ndates eluaastates umbes seal kandis. Ja see on mul ka muidugi geneetikas. Aga kuna mina sünnist saadik liha ei söönud, siis minul need probleemid hakkasid, ütleme 60 aastat varem. Et eks ma tegelikult juba hädaldasin luuvalusid ja selliseid asju pikemalt, kuniks ma sain siis selle diagnoosi, kaasa arvatud reuma, samuti nii-öelda vanainimeste haigus ja koormusastma. Ehk et mul olid hingamisraskused, ma sain ka astmaravimid, ma ei näinud, et need oleks aidanud. Ja need hingamisraskused on mul olnud ka nüüd, tähendab täiskasvanueas. Ja mul on olnud ka paar korda vist selle karnivoori ajal, aga enne see oli täitsa tavapärane. Nii et ta ei ole täiesti ära kadunud, aga praegult mul meenub üks seik, võib-olla neid on paar tükki olnud, kus on siis tunne, et siit oleks kõik blokeeritud, õhk ei liigu, mul mingit paanikat ei tule, aga jooksma siis ei läheks sel hetkel. Ja see ise läheb üle. Nii et mis iganes see on paremaks läinud. Ja nüüd tagasi vaadates kõik tundub nii loogiline. Ja ma olen kõige eest tänulik, nagu ma ütlesin, sest et tänu sellele saan ma täna aidata teisi.
neid, kes sellele on avatud, kes selle on leidnud või avastanud ja minu poole pöörduvad. Ja ma jagan ka, see on mu kirg, ma jagan palju informatsiooni, ma uurin palju, ma loen raamatuid, ma vaatan videosid, ma teen seda juba rohkem kui 13 kuud ja iga päev. Et kus sinu valu saab sinu kireks nii-öelda. Et praktiliselt kõiki haiguseid saab leevendada või tagasi pöörata, kui minna tagasi juurte juurde, loomuomase toitumise juurde. See toit, mis meid on evolutsiooniliselt nii-öelda siia toonud. Välja arvatud siis need viimased 10-12 000 aastat, kui lisandusid loomsele toidule teraviljad ja taimed. Ja siis see loomse osakaal vähenes, mistõttu inimeste pikkus vähenes, mistõttu inimeste ajumaht vähenes ja luutihedus vähenes ja hammaste probleemid tekkisid. Et see on kinnitust leidnud arheoloogilistest leidudest enne agrikultuuri ja pärast agrikultuuri skelettteoorides. Et see on fakt. Aga faktid faktideks, et kui sa lähed üle karnivoorsele toitumisele, siis su rakud väga kiiresti mäletavad seda. Et see on meie geneetikas, see on meie rakkudes, see on meie evolutsioonis sisse kirjutatud, see on meie blueprint. Ja. Mis ma ütleksin alustajale? Ma ütleks kõigile, vähendage süsivesikuid. Ma ei ütle, et kõik peavad hakkama karnivooriks, aga me sööme täna 200 grammi, mõni 300 grammi süsivesikuid ja seda on tohutult palju keha jaoks. Süsivesik ei ole muud kui suhkur. Vahet ei ole, kas see on porgand, Coca-Cola või komm või kook. Kõik, mis on süsivesik, on keha jaoks glükoos. Ta ei näe, kas see tuleb marsipakendis eest või õunast. Loomulikult seal on erinevused, kui kiiresti see veresuhkur tõuseb, kas ta tuleb koos kiudainetega ja nii edasi ja tagasi, 100 muud asja ka seal loomulikult. Aga lõppkokkuvõttes süsivesik on süsivesik, tõstab veresuhkrut, seejärel tõuseb insuliin ja hormoon ja siis selline pidev rollercoaster kaskaad hakkab pihta. Veresuhkur üles, siis ta kukub, siis on paha olla ja siis on vaja uuesti veresuhkru tõusu, et kehal hea hakkaks. Ja inimesed ei märka, et nad on selles sõltuvuses või süsivesikutes siis. Et sellest saavad aru siis, kui nad lõpetavad süsivesikute söömise, siis neil võib olla väga-väga hullud võõrutusnähud. Aga ma soovitan vältida absoluutselt täielikult 100% taimeõlisid, seemneõlid, rapsiõli ja nii edasi, päevalilleõli, mis Eestis on kõige populaarsemad ilmselt. Absoluutselt kõik õlid, mis tulevad taimedest, äärmisel juhul avokaado, oliivi ja kookosõli, kuid nendest parim on kookosõli, kes ei saa loomset või ei taha mingil põhjusel loomset kasutada. Et siis ja samas vaadata ka kõik töödeldud toidu pakendid üle, ehk et kuskil on vegetable oil või seed oil või taimeõli sisse kirjutatud, siis seda ära osta. Üleüldiselt ühtegi pakendist toitu ma ei soovita, see on töödeldud toit ja väga segane informatsioon kehale. Et see ei ole toit ka mitte, et näiliselt täidab, aga ega ta väga ei toida. Pigem tekitab segast informatsiooni. Siis see oli esimene, suhkrut välja ja vähendada süsivesikuid.
ideaalis maksimaalselt 100 grammi. Ehk et low carb, parem veel oleks 50 grammi. Et see on see, millega keha võiks toime tulla, ilma et tekivad põletikud. Ja pidev süsivesikute tarbimine suures koguses kahjustab veresooni, tekitab südame-veresoonkonna haigusi, veresoonte lupjumist, et mitte kolesterool ei ole paha poiss või tüdruk. Kolesterool on nagu tuletõrjuja, kes tuleb kohale tulekahju kustutama. Et väga kummaline on ka süüdistada tuletõrjujaid selles, et maja põleb. Et nad tulevad ikkagi seda põletikust tekkinud siis hõredamat kohta seal lappima. Ja see tekitabki siis sellise paksenenud koha, kuhu võivad siis tekkida ka trombid. Aga mitte kolesterool ei ole süüdi selles. Kuidas see tänapäeva meditsiin on? Paneme plaastri peale, ajame kolesterooli alla, et paberil oleksid numbrid head. Aga aju jääb siis kolesterooli nälga. Aju armastab rasva ja kolesterooli. Et see on nagu iseendale kanda tulistamine. Ehk et need oleksid peamised soovitused. Ja kui tahad proovida karnivoorlust, siis parim oleks seda teha minimaalselt 30 päeva. Et näeksid ära oma nahal, kas midagi muutub, mis muutub. Ja inimesed teevad seda erinevatel põhjustel. Kas on pettunud meditsiinisüsteemis, pole sealt abi saanud. Võtavad küll ravimeid, aga terveks need ei tee, terveks need ei ravi. Nad taipavad, et tegemist on lihtsalt sümptomite manageerimisega või allasurumisega. Aga ravimid hakkavad maole ja varsti on vaja maotugevdajaid ja muid ravimeid. Et selline hästi välja töötatud süsteem meditsiini poolt, meditsiiniäri poolt. Ja, või siis ülekaal, mis oli ka siin, terve elu ei olnud võimalik kaalu kaotada ainult kalorite lugemisega ja nälgimisega. See töötas, aga see kahjuks ei püsi. Et minul seda eesmärki sel korral ei olnud, mul oli eesmärk, et saaks normaalselt elada. Aga kaal langes ise, see tuli boonuseks, oli väga tore üllatus. Ja nüüd ma ei pea ei kaloreid lugema, ei nälgima. Ma söön siis, kui mul on nälg. Ja kaal on optimaalne, nii nagu ta peaks olema tervel inimesel. Et tegelikult iga lisakilo, kõhurasvake siin ja seal, see on juba kerge vihje, et midagi on valesti. Ehk kui pidevalt tarbime palju süsivesikuid, kogu aeg on insuliin laes, see tähendab seda, et see üleliigne on lukustatud rasvadesse, seda rasvarakkudesse, keha ei ole sellele juurdepääsu, kui pidevalt on insuliin kõrge. Ja ta on seda sellepärast, et me kogu aeg sööme väga tihti ja väga süsivesiku rohket toitu, mis on väga klassikaline ja mida ka Eesti Toitumisliit soovitab. 50-60% kalorasist süsivesikutest, valku ja rasva siis mõõdukamalt. Tegelikult peaks see olukord olema vastupidine. Ja, et inimesed on rasvanäljas ja tarbivad süsivesikuid liiga palju ja valgunäljas ja just kvaliteetse, mitte hernevalk. Ei ole teps mitte see. Kahjuks taimedest me ei saa kõiki eluks vajalikke essential toitaineid, aga kõik essential, kõik vajalikud toitained me saame loomsest. Et jah, see peaks juba ütlema nii mõndagi. Taimed võivad olla lisand,
loomse toidu kõrval, aga mitte see peamine komponent, sest taimed kaitsevad ennast. Loomulikud keemilised taimekaitsevahendid. Lisaks see, et kui sa ostad taimi, mitte ei võta enda aiast, siis on neil seal ka muud toredad lisandid, erinevad mürgid ja glüfosaat ja kõike. Et saad ka neid sünteetilisi taimekaitsevahendeid lisaks juurde. Ja see kõik on suurepärane lekkiva soole põhjustaja. Et siis taimedes olevad lektiinid, oksalaadid ja neid on sadu. Et kuna taim ei saa ära joosta, siis ta on välja töötanud sellise enesekaitsevahendid või enesekaitsevahendid. Ja taim kaitseb väga ka oma seemneid, ehk siis seemned, pähklid, mida me lisame oma toidule, ei ole teps mitte head. Neid küll reklaamitakse head rasvaallikad, head valguallikad, pane aga pudrule, et siis sul kõht püsib kauem täis. Me kõike seda proovisime, praktiseerisime ja mina endise toitumisnõustajana ma endiselt praktiseerin seda, aga nüüd ma ei õpeta seda narratiivi, üldnarratiivi siis, mis meid on teinud haigemaks kui kunagi varem, vaid nüüd ma jagan inimese loomuomas toitumisviisi põhimõtteid, et mõte jooksis ära. Nii naljakas. Ja siis ei saa seda kätte. Saaks tagasi kerida. Ei ole vahet. No ühesõnaga jaa. Ma ise soovitasin täpselt seda sama ja ma ise elasin täpselt seda sama ja ma nägin, et see ei toimi. Mistõttu ma lõpetasin inimeste nõustamise, sest et ma nägin, et mina teen kõik õigesti, nii nagu meile on õpetatud, aga et see ei toimi. Ja väga tihti lekkivat soolt mainisin. See on mingite uuringute põhjal umbes 80% inimestest, enamus ei tea seda. Et nad peavad normaalseks, et me peeretame, ma ei tea, mitu korda päevas või et seda, et kõht läheb punni või et kõht läheb valulikuks või et kõht läheb kinni või kõht läheb lahti. Et see ei ole normaalne. Me peeretsime väga palju. Mul oli väljaheide kogu aeg puderjas aastaid ja aastaid ja see mind ikkagi häiris. Et lõpus läks olukord ikkagi väga hulluks, kus see segas ka mu magamist, mu liikumist, kuna tulid ootamatud olukorrad, kus pidi kiiresti leidma WC. Ja ometigi tegin enda arvates kõike õigesti. Sain puhast, orgaanilist, täistoitu, 30 erinevat puu- ja juurvilja, värvilisi jõudaineid aga seda kõike ja just, et see toitumisviis läks nii taimepõhiseks, siis aina hullemaks läks minu olukord. Ja loomulikult keegi võib öelda, et näed, mina söön taimi ja mul on kõik hästi. Ja, võib-olla sa tuled paremini toime, võib-olla sa olid eelnevad 30 aastat segatoiduline või 40 aastat ja siis läksid veganiks. Said hea tugeva põhja alla, aga mina sündisin juba sellisena, et mina seda tugevat põhja alla ei saanud, sest puudusid eluks vajalikud ja elu ülesehitamiseks vajalikud ehitusplokid, aminohapped valkudest ja nii edasi. Et jaa, me ei saa võrrelda ennast kellegi teisega, meil kõigil on erinev geneetika, et väga tore, kui kellelegi taimne toit sobib ja töötab. Ja muidugi veel toredam oleks, kui ta ei pea ühtegi toidulisandit juurde võtma selleks, et see oleks jätkusuutlik. Paraku iga vegan peab võtma juurde
mõningaid toidulisandid. Et siis mitte kannatada tulevikus terviseprobleemide käes. Aga karnivoorina ühtegi lisandit võtma ei pea ja parim lekkiva soole parandaja on puljong, loomapuljong ja üldse kõik loomne toit. Ja läheb mitu kuud, olenevalt olukorrast, siin oli see päris kehv, oli ikkagi süvenenud ligi 10 aastat, et a la 10 aastat tagasi hakkas seedimisega probleemid ja need siis lihtsalt ajas eskaleerusid. Et jah, nüüd on üllatus, kui kuskilt puuks tuleb, et 13 kuu jooksul, ma ei tea, kas 13 puuks on ära tulnud, et midagi kuskil ei kääri, ei hapne, ei fermenteeru. Me maad ja me soolestik ei ole selleks loodud, nagu näiteks mäletsejatel, lehmadel ja nii edasi on 4 magu, erinevad kambrid spetsiaalselt selleks. Et jah, inimestel see nii ei ole. Ja pidasin ma ka loomulikuks, et kõht on punnis pärast, et mul on kõht lame. See oli väga piinlik ja ebamugav kogu aeg oma keha või kõhtu varjata. Lõdvaks lasta ei saa, sest siis oled juba mitmendat kuud rase, kinni hoida on valus, siis vaatad, et pidevalt ma autos sõitsin püksinööp lukk lahti, sellepärast et see asend on selline, kus teksapüksid siis rohkem surusid kõhule ja see oli väga valus. Et selliseid asju enam ma ei pea nii-öelda kogema. Et jah, et need sooleprobleemid ei ole naljaasi, sealt algab ka sinu enesetunne, et kuna soolestikus, ma ei mäleta, 70-80% toodetakse ka serotoniini, sinu õnnehormooni. Kui sul see on katki, see osa, siis sa võid ka lotoga võita ja sa ei suuda õnne tunda. Lihtsalt nii on. Ja minul oli näiliselt elus kõik korras, välja arvatud see, et tervis oli nagu ta oli, katus pea kohal, toidu jaoks on raha, perel on kõik hästi ja kassid on terved ja nii edasi. Aga ma ei suutnud õnne tunda. Ma ei suutnud, ma juba mõnda aega märkasin seda, võib-olla isegi paar aastat, et mis värk sellega on. Et mul on ju kõik hästi, aga ma kuidagi olen nagu morn. Et ma pidin nagu pingutama, et tunda ennast hästi või olla rõõmus või seltskondlik või. Et jaa, et see kurvameelsus ilma põhjuseta, see on ajalugu. Ma arvan, ma ei ole seda enam kogenud. Kui siis võib-olla mingite lainetena, nagu kas siis oksalaatide vabanemisega või muude mürkide vabanemisena. Et sest et jaa, see tervenemine on protsess, see ei ole nii, et üks päev oled haige, teine päev hakkad karnivooriks ja 3. päev oled terve. Et kui sa oled laastanud oma tervist 40 aastat, siis ka see tervenemine siin jupi kaupa siit ja sealt, midagi vabaneb, midagi terveneb, et on ka selline protsess ja selle käigus võid sa tunda ennast vahepeal ka mitte nii hästi. Ja siis tasub oma keha kuulata. Et see on siin väga loomulikuks läinud, et kui keha on väsinud, siis keegi trenni ei lähe, hambad ristis, veremaitse suus, ei hakka midagi kuskilt pushima ega suruma, nagu ma varem tegin. Et nüüd keha on boss, ütleb ja räägib ja mina kuulan ja tegutsen vastavalt alati võimalusele. Ja nüüd kui ärritajaid ja sümptomeid ja paha olla ja nõrk olla ja väsinud olla ja kõike seda enam pole, siis sa märkad ja kuuled neid kehasignaale palju paremini ja nad on kuidagi puhtamad, sest sina oled puhtam, sa oled ärritustest vaba, põletikust vaba. Et ja siis koostöös oma kehaga, iseendaga saab see ainult ülesmäge liikuda, sest nüüd sa lõpuks oskad kuulata ja
ja kuuled oma keha häält. Tegelikult mul on neid sümptomeid alla 40, mis mul on ära kadunud. Ja soolestiku paranemine võttis 4 või 5 kuud aega. Seega, kui sul on IBS, SIBO, reflux, mis minul reflux oli, kõrvetised, isegi nii, et okse tuli kurku, kui magama läksin, hästi ärritav ja ebameeldiv oli mul 2 aastat umbes juba. Ja mul on varasemalt neid episoode olnud, mul on varasemalt võtnud omeprosoole ja muid asju, mul on varasemalt olnud soole maahaavandit. Et kõik siis tänu eluviisile ja toitumisele. Et need võtsid umbes mul 4 või 5 kuud aega, millal ma siis sain oma väljaheite järgi aru, paremini tundsin ma juba ammu ennast, aga ka väljaheide siis muutus tagasi normaalseks, nii nagu ta umbes 10 aastat tagasi oli. Et sellega ma tahan lihtsalt öelda, et proovi vähemalt 30 päeva ja kui sa siis mitte midagi ei näe, et paremaks läheb, mine siis tagasi sellele toitumisele, mis sulle paremini sobis. Et ja mis sind haigeks ei tee, et mis sind ka hoiab. Aga täielik tervenemine võtab aega, olenevalt sellest siis, millises kohas sa oled, millest sa tervenema hakkad, on sul autoimmuunhaigus või vähk või depressioon või seesama närritunud soolesündroom või peensole bakteriaalne ülekasv või lekkiv sool ja haavandiline koliit. Et kunagi ei ole hilja. Kahjuks me tihti hakkame tegutsema siis, kui me saame mingi hullu diagnoosi, kus on juba hullud programmid määratakse või et on operatsioon või on keemia või mis iganes. Et ka siis on võimalus. Aga see toitumisviis on selline, mis ennetab kõike seda, et seda üldse ei saaks tulla. Ta mimikeerib paastumist ja paastutees me keha läheb autofaagiasse ehk et hakkab siis sööma kõiki kahjustunud rakukesi ehk siis mis muteerunud rakud, mis siis hiljem ongi vähid ja muud haiguskolded. Et olles ketogeensel dieedil, ketoosis, süües loomset, sa mimikeerid kogu aeg paastumist, aga sa ei ole näljas, sa ei ole toitaine näljas, sinu keha ei ole toitaine näljas, sest et loomulikult, kui sa paastud ja paastud pikalt 20 päeva, 40 päeva, mida iganes, siis ta läheb ka sinu tervete rakkude kallale, kui haiged rakud saavad või neid ei ole nii palju enam või kuskilt ta peab seda eluks püsimiseks energiat saama. Et siis jah, justkui paastud, aga kõht on kõik täis ja tuju on hea ja energiat on. Nii et see hoiab ära igasugused haigused, sest et sul ei ole põletikku, su veresuhkur ei kõigu. Jah. Ja ei pea arsti juurde minema, ei pea retseptiravimeid küsima ja elu lõpuni sööma ja nende abil siis kuidagi toimetama. Elu on lill, elu on lihtne. Energia on nagu noorel täkul. Ja meeleolu on tasakaalukas. Kui varem oli pidevalt äreviil, siis nüüd ka probleemid ei ole justkui nagu probleemid. Et kui varem oli kogu aeg selline võitle, põgene, hullumaja, siis nüüd on selline chill, on mis on, lahendame ära, ei ole probleemi. Vot nii, johvikene. Minu planeerimata video
hakkab läbi saama. Ma ei tea, kas sa said siit midagi. Kui sul tekkis küsimusi, kirjuta mulle kommentaaridesse. Anna ideid järgmisteks videoteks. Ja ilusat päeva sulle!